Lootuse küla siis on rehabilitatsioonikeskus alkohoolikutele ja narkomaanidele, mis sai alguse veeti aastal 2003 juba. Selle keskuse eesmärk on siis aidata mehi ja ka naisterahvaid, kellel on sõltuvus. Ja kuna Lootuse küla on kristlik rehabilitatsioonikeskus, siis me usume, et kui inimene ise on valmis ja lubab ennast aidata ja lubab ennast aidata inimestel siin Lootuse külas, töötajatel ja lubab ennast aidata ka Jumalal, siis head asjad võivad juhtuda. Inimesel peab olema tahe oma elu muuta. See on kõige tähtsam. Ja selle esimeseks sammuks oleks siis see, et ta peab ise helistama meile, teeme lühikese telefoni intervjuu ja selle järgi juba tavaliselt kutsume mehe siia. Siin on tänasega 5 töötajat, kes on aitamas. Me elame siin samas Lootuse külas. Meil on hommikuti kella 6:30 hakkab päev peale. Hommikusöök tunnid kella 8:00 poole 11:00 on tööaeg saekaatris, õhtuti kodutööd kirjutada. See eesmärk on, et lisaks uutele elu põhimõtetele, et mees omandaks ka tööharjumuse. Naistekeskus on midagi, millega me oleme äsja alustamas või alustanud ja tänasega meil ei ole kedagi vastu võetud sinna programmi veel, aga me ootame, kes saab see esimene olema nii-öelda. Täna on Lootuse külas 32 kohta. Nende aastate jooksul on käinud ligi 400 inimest ja ütleme, nendest kuskil pooled on need, kes on selle programmi läbi käinud. Ja omakorda kuskil 70% nendest on need, kes on siis tänaseni edukalt ühiskonnas hakkama saamas. See on meie jaoks üks eluviis ja me usume üks kutsumus ka, et olles ise abi saanud ja ise igaüks tulnud siia keskusesse kunagi abi otsima, siis me täna saame midagi anda teistele. Mul on perekond, mul on 2 last, mul laste ema, kes elab lastega koos Soomes, kellega mul side on, aga lapsi ma kasvatanud ei ole jõudnud sellepärast, et ma 25 aastat mööda Euroopa vangimajasid olen nagu istunud ja lõpus on see krahh nii suur olnud, et narkootikud, mis tulid mu ellu ja kõik see alkohol, et see on viinud mind nii alla lihtsalt, et ma olin põhimõtteliselt vaimselt, ma olin juba surnud inimene siin 2 aastat tagasi ja ma sain päästetud, olid koolitunnid ja mis hakkas nagu rahustama kogu aeg, et on võimalik ennast muuta ja ma nägin teisi inimesi ka, kes olid külas ja ma nägin, et nad olid muutunud. Ja siis ma mõtlesin, et kui nemad suudavad, siis suudan ehk minagi seda, eks ole. Ja õhtuti me teeme tööd. See on töö, kus me õpime nagu rutiini pealt siis oma seda valmisolekut. Kui me ühiskonna jaoks, kas me oleme töövõimelised, me õpime seda olema täisväärtuslikult selles suhtes. Selle koha eripära siin ongi see, et siin me õpime muutma esialgu endid ja pärast juba Jumalaga käies me õpime aitama teisi inimesi. Kuna sõltuvuses olevad mehed ei oma väga palju ja head tööharjumus, siis selle saekaatri olemasolu on väga tähtis osa just nimelt sellest programmi tervikust, et lisaks sõltuvusest taastumisele saadaks ka üks hea kvaliteetne amet omale ja tööharjumus ka. See mudel, mida me kasutame Lootuse külas, et see ei ole nagu meie enda leiutatud, et see on midagi, mis on rajatud juba 60ndate keskel Ameerikas Floridas ja mis on kujunenud aastakümnete jooksul seal. 100 ja 1000 inimesed nii üle maailma, kes on saanud abi selle programmi läbi.